Shalom a te paivast. Yksi nädala päättyykin säädystest on lahutuse pyhimyyte. Meidän takadel on erilainen tilkendys selle Torah salmi kohta. Et mis võib olla lahtuse pyhdyseks. Peitsamai arvamus on, lahtuda saab ainult siis, kui abikaasa on patustanud. Betilel arvamus on, et isegi siis, kui abikaasa serveris riknenud toitu, sest see on tahtlik tegevus abikaasa vastu. Rabbi Akiva ütles, et isegi siis, kui ta leidis teise ilusama naise. Nagu kõik Torah salme, saab ka seda seadust uurida sisemisel tasandil. Ja see on sõnumiks kõigile. Ühelt poolt inimest ning teiselt poolt tema rooli ja missiooni. Siin maailmas peetakse omavahel abielu olevaks. Aga millal on võib ümber õppida, et lahkuda missioonilt? Millal võib lahkuda õpetaja, millal arst või millal piloot? Ka siin on 3 arvamust. Beit Shammai ütleb, et töölt lahkuda ei saa, vaid äärmisel juhul, kui töö sind reedab. Betilel ütleb, et missioonilt lahkumine on lubatud, kui mõni ametikoht takistab liikumist edasi. Rabbi Akiva ütleb, et kui leiate parema missiooni, siis võibki lahkuda. Halacha on Betilel järgi, mille sõnum on, ärge otsige kedagi ilusamat, ärge otsige elati paremat eesmärki ja nii edasi, vaid proovige armastada ja pingutage, et oma missioonil olla edukas. Abieluge temaga. Soovin kõigile meile, esiteks, leidke oma missiooni. Teiseks, armastage seda. Ning kolmandaks, olge selles edukas. Shabbat shalom.